kunagi mullas. Aga mis selle alternatiivse Tartu maantee pealkiri oli? Mingi P-tähega või? See oli Piive maantee. Piive maantee. Aga see on nagu Piive maantee või ära või? See on nagu Pärnu Piive maantee. Okei. Ma olen kunagi ühe korra kas see Piive maantee kasutatakse praegu või kasutatakse palju. Aga miks selle kallasi ligisetakse üldse? Kes see ligiseb? Ei, Tartu maantee, Tartu ja Tallinna ühenduse mõned inimesed tahavad sõita hästi kiiresti kohale. Sõitku parem nagu meie aeglaselt läbi metsade. Või järgu üldse sõita. Kas kuulge osku helikopteri? Ma arvan küll helikopteriga. Ja maandub otse kõrtsi, sinna stripipaari. Mis meie helikopteriga tõusta teenima? Eestimaa võiks rahulikuks ja puhtaks jääda ja siin selle siuksed teed ja äärmisel juhul kaherealised maanteed ja ma tahan poliitikas hukka mõista see, et tuleb ma kirjutasin järgmist lood. Ma olen vist kunagi midagi möödisinud, tegin oma kirjas. Ma pean selle protesti võtmisel, et mina olen poeetlane, et ega ma ei kirjuta mingit olmepoliitikat, et ma pean selle imelikus staadionisse üldistada olmepoliitikat. Olmepoliitikast saab inspiratsiooni loomulikult. Aga ma ei kirjuta mingit niisama lolli teksti. Ma ei kirjuta lolli teksti. Ma Mihkel, kas ma kirjutan lolli teksti? Ei, väga normaalne tekst on. Ma olen sinu number 1 fänn. Ma ei kirjuta nagu lolli teksti, aga ma saan selle igasugust, et ma tahangi, meie oleme sõitnud siin ja ma kirjutan sellest kogemusest, kuidas me läksime mööda Pärnusse, mööda Pärnu Piive maantee. Ja mis on ja viilikud sõitku ka mööda siukseid teid, mis on mölisevad, midagi ei tule 4 reaalselt teha. Ei tule. Ma panen ja noa põrile muidugi lihtsalt piltlikult mõttes on ja, eks ole. Ongi Mihklisse. Ongi Mihklisse, mul ei ole... Said selle peale või? See on toodetavasti. Mihklis, ma olen Mihklis. Mihklis olema.